Tere tulemast küberteadeks Primendiga webinarile. Mina olen Lauri, olen Primendis küberturbe ja võrguteenuste äriliini juht. Räägime täna natukene andmete õngitsemisest, mis need on, toome näiteid ja näitame, kuidas siis neid vähendada ja mis tooteid ja toodet selleks kasutada. Kui on küsimusi, siis saab kirjutada Teamsi, vaatame need pärast üle ja vastame kas siis jooksvalt kohe või siis hiljem emaili teel. Nii, aga enne kui päris selle tooteni minna, et toome näiteid, mis nagu üldse toimub, et Eestis ja võib-olla ka mingid näited kuskil mujalt. Küberkuritegevus tegelikult ei ole pelgalt lihtsalt kellegi mingisugune kõrvallobi või asi iseennast, et midagi nagu kuskil toimub, vaid tegu tegelikult on maailmas 3. tööstusharuga. Ehk siis tal on täna juba tööstuslikud meetmed, inimesed süsteemselt ja süstemaatiliselt lähevad sisuliselt nagu sinna tööle, teenivad sellega raha ja raha tuleb siis kahjuks meie taskust ja pettuste teel. Eelmine aasta Riigi Infosüsteemi Ameti näitel on see, et registreeritud on 7 miljoni ulatuses on kahju, kus siis inimeste kontolt või inimeste kaudu on siis seda raha ära võetud. Täna meedias on käinud läbi numbrid 20 ja 23 miljonit, ehk siis need mitteametlikud numbrid on tegelikult oluliselt suuremad kui võib-olla registreeritud. Miks inimesed võib-olla või miks nad ei saa nagu registreerituks, ongi võib-olla see, et inimesed ei julge nagu pöörduda, on mingid häbitunded või muud. Pigem julgustan alati nagu pöörduda on siis politseisse või siis Riigi Infosüsteemi Ametisse, et seda küberkuritegevust vähendada. Ettevõtte seisukohalt on suurimad pettuse vormid siis arvepettused või arvepettused, kus siis tegelikult pahalane imiteerides kas siis seda tarnijat, klienti või kedagi partnerit, siis proovib saada läbi siis pangakontode imiteerimise saada siis need raha enda kontole. Siin on mõned näited, et kus näiteks ettevõtte kaotas pea 170 000 eurot, et oli ka kirjavahetus, oli tarnija ja tahtis osta. Aga paraku seda kirjavahetust siis vaatas kõrvalt või luges siis pahalane, kes sobival hetkel siis saatis arve, mis nägi välja tõene ja usutav, aga paraku seal see arvenumber oli tegelikult pahalaste oma. Samuti ega ka riigis on need mured, et täpselt samamoodi, et kus suheldi tarnijaga, aga kanti valele kontole, kuna lihtsalt pahalane siis edastas valed kontoandmed või kontoandmed, mis on enda omad. Kolmas juhtum on see, kus eestlased on seda autoosku ja ikkagi Saksamaalt, et oli siis samamoodi suhtluses Saksamaa auto siis edasimüüjaga ja siis täitsa mitu kuud olid ja suhtlesid ja siis lõpuks leidsid sobiva auto, kandsid raha üle. Aga mida ei olnud, oli auto ei olnud ka raha, et raha said siis petturid enda kontole. Ja andmete õngistusest, et mis andmete õngistus on, et õngistuslehtede eesmärk on ennekõike saada kätte siis andmed. On need siis sinu pangakontod, krediitkaardi andmed, on need PIN-koodid või muu või lihtsalt saada see hetkel kätte ja kasutada seda hiljem, et nende lehtede ja kogu nende e-mailide ja õngitsuskirjadele pannakse hästi palju rõhku seda, et nad oleksid siis tõesed siis selle päris eluga, et nad oleks siis antud siis regioonis, inforuumis ajakohaste ettevõtetega, ajakohaste teemadega. Et näited on see, et kuidas täna nagu tehakse, on siis ühtepidi need õngitsuslehtede lingid saadetakse siis kas e-maili teel. Hästi palju on sagenenud ka telefonikõnede, SMS-id, telefonikõnede näitel on siin Elektrilevi nimel, kus siis taheti PIN-koode saada, et justkui elektriarvesteid kontrollima tulla, mis tegelikult ei vaja seda. On näide, kus tegelikult oktoobris
õnnestus kurjategijatel siis luua kasutaja nimel Smart ID konto läbi nende juhendamise ja selle tõttu tegelikult oli kahju 73 000 eurot sellele inimesele. Pankade nimel on samuti, et see pigem on pikemalt olnud läbi ajaloo, et kus siis kutsutakse üles uuendama andmeid. Pahatihti inimesed nagu sinna sisestavad ja siin viimati registreeritud näide LHV nimel on ka, kus siis kutsuti inimest oma andmeid uuendama, aga selle käigus siis küsiti ka panga siis või krediitkaardi andmeid ja mis tõttu siis inimene kaotas pea 1000 eurot raha. Et miks need lehed võib-olla nii õnnestunud on see, et ühtepidi, et täna nad on hästi sellised autentsed, seal rõhutakse hästi palju sellele, et kuidas millegiga on kiire, kohe tuleb reageerida, et seda inimese valvsust kaotada ja läbi selle siis tegelikult saadakse võrdlemisi lihtsalt kätte. Et mõned näited, et mis siin sügis-talveperioodil on liikunud, et enamasti saadetakse neid õngitsuskirju siis suurtemate ettevõtete nimel, et siin on üks Omniva näide, mis siin hiljuti september-oktoober liikus ja võib-olla ka täna, et kuna kõik tahavad, jõulud on tulemas ja kõik tahavad pakke saada ja kes ikka jõulukingist nagu ilma tahab jätta ja mida siis antud juhul ongi see, et küsitakse siis või palutakse maksta tollimaksud, et kuna klient teadis, et tal on võib-olla mingi pakk tulemas või arvas, et tal on mingi pakk tulemas, et loomulikult tahab selle kätte saada ja siis on suunatud maksma, aga siin on näide, et soovitakse justkui seal pea 3 eurot või 2,99, aga tegelikult on üks viimati registreeritud juhtum on see, kus tegelikult inimene kaotas 1300 eurot, mis tegelikult on arvestatav summa, arvestades, et Eesti keskmine palk on seal circa 1500 eurot neto, et päris korralik. Et teine näide on siis Telia Eesti puhul, et kus siis teadaolevalt ei ole nagu raha inimene kaotanud, aga samamoodi, et kutsutakse siis oma pangaandmeid sisestama, et siis arve ära maksta. Et mis antud kirja puhul on see, et mida nagu silmas pidada ongi see, et kus kohas see on tulnud, et siin on küll selgelt näha, et justkui nagu Telia Eesti pealt tulnud aga tegelikult on see, et siin on see vastus email on tegelikult hoopis mingisuguse kolmanda inimese oma, ehk siis see on see, mida näiteks selliste kirjade puhul võiks tähele panna. Nüüd, et ma kasutasin tegelikult selle näite nagu mõte on see, et tuua see, et miks need kirjad võib-olla nii hästi nagu levivad, miks nad sellised on see, et tegelikult täna meil on abiks AI, kellel Copilot, kellel ChatGPT või mingi muu, et kui anda sellele AI-le sisend, et loo mulle näiteks õngitsuskiri, võtta andmed avalikust lehest ja loo see sellist, et kellelgi on mingi teenusest maksmata, siis tegelikult antud kirja loomine võttis aega mul circa 5 minutit, millest enamus kulus sellele, et see tekstina kirjutada, välja mõelda, et mis seal võiks olla. Ja et loomulikult, et selle kirjaga see kohe ei saanud minna sinna õngitsema, aga lihtsalt see näitab seda, et selle selle kasutajale suunatud visuaali tegemine nendel küberpättidel ei ole väga keeruline ja teha massiliselt siis erinevate ettevõtete nimel neid. Aga nüüd asja juurde, et kuidas neid tegevusi ja asju nagu maandada, ongi see, et Preventis on selline küberteadlikkuse koolituste teenus, ehk siis tegelikult kõik saab, või pettus saab alguse sellest, et inimene ei tea, mida nagu vaadata, kuidas neid linke kontrollida, vaadata, kas ikkagi see saatja on õige ja nii edasi. Et meie siis pakume sellist veebipõhist platvormi, et mis on siis
kasutajate käitumise muutmiseks ja turvateadlikkuse suurendamiseks. Et ta aitab siis kujundada neid kasutajad siis erinevaid käitumismustreid ja vähendada siis IT-rünnakute riski. Et koolituse fookus on siis ennekõike kogu organisatsioonil ja et ennetada siis küberriske ja tema mõte on ikkagi kõneta siis piltlikult öeldes siis seda tavakasutajat, mitte niivõrd IT-inimest, vaid tavakasutajat, kes iga päev oma töö kõrvalt tegeleb ka e-mailidega, tegeleb võib-olla raamatupidaarvetega, turundus mingite asjadega, et vähendada siis inimlikke eksimusi. Et millest see koosneb, on see, et ta koosneb siis mikrokoolitusmoodulitest, mis siis juhendab kasutajat siis, et mida tähele panna kuskil e-mailil, mida panna tähele, kui sa surfad või oled internetis, et mismoodi vaadata neid linke, mida sa klõpsasid. Kui e-mailis on mingisugune link, et mida seal enne teha, mis on need tegevused. Ja samuti siis antud keskkond pakub ka siis neid simulatsioone, kus siis kasutajale saadetakse õngitsuskirju, mis on võrdlemisi tõelähedased ja kui nüüd kasutaja seal midagi klikib, siis tegelikult suunatakse ta siis vastavale koolitusele ja siis kasutaja saab selle koolituse läbida. Et miks see teenus meiega, et pakume siis 3 Balti keelt, ehk siis Eesti, Läti, Leedu. Lisaks loomulikult on kõik muud keeled, inglise, vene ja muud, aga meil on siis paketeeritud see, et meil on 3 nende kohalikku keelt on hinnas. Et antud keskkond siis pakub väga head raporteerimissüsteemi, kus sa saad näha siis kasutaja põhiselt, kuidas temaga läheb, kui palju ta on neid koolitusi läbinud, kui palju ta on koolitusi klikkinud, et kuidas tema siis küberteadlikkus on ja siis vastavalt seda kasutajat siis suunata. Lisaks on see, et kuna uuest aastast on tulemas ka NIS2 ehk siis küberturbe seadus, mis on siis kehtiv 1. jaanuarist 2026 ja millega siis millega kohaldub pea 6000 ettevõtet ja üks osa sellest NIS2 on ka tegelikult see, et ettevõte tegeleb pideva siis kasutajate küberturbe teadlikkusega, et antud platvorm seda võimaldab, kuna see ei ole ühekordne, vaid see on pidev ja konstantne, ja saab kas täpselt samamoodi siis raporteerimisvaates saab võtta välja see, et kes siis on läbinud selle NIS2 võtmes selle koolituste sarja ja kas ta on teinud seal või mitte ja sellega siis näiteks vajadusel Riigiinfosüsteemi Ametisse raporteerida, et näed, et meil on selle poolega hästi. Et seal on palju erinevad kursused, et need kursused, nende regulaarsus on see, et keskmiselt 2 kursust kuus tuleb kasutajale ja 1 simulatsioon siis kuus. Et see on niisugune, et miks rohkem, miks vähem on see, et see keskkond on siis oma tänaste andmestiku pealt või inimkäitumise pealt jõudnud sinnani või keskmistanud selle, et see on kõige mõistlikum on sellises rutiinis ja ajavaates saata neid teste. Kui neid teste on liiga palju, siis nad tihti muutuvad selleks, et võib-olla tähelepanu kaob ära või üldse see, et neid üldse ei vaadata, kuna neid on liiga palju. Ja teistpidi, kui liiga vähe, siis võib-olla ei saa seda sükst pidevalt treenitust hoida. Et mis antud lahenduse et õngitsustestid täna on e-maili teel, uuest aastast on tulemas sellised asjad nagu smishing ja phishing. Ehk siis smishing on see, et kui ma tõin selle näite, et ka SMS-i teel tulevad, siis tegelikult neid simulatsioone siis antud keskkond hakkab võimaldama ka SMS-i teel. Ehk siis saadab kasutajale SMS-e ja hindab selle kasutaja käitumist, kas ta vajutas sinna või mis ta sellega tegi. Ja phishing on siis tegelikult see sama, mis siin see Elektrilevi näide, kus helistatakse, siis ka see antud keskkond siis helistab kasutajale ja proovib teda õnge võtta. Aga ma näitan ka natuke keskkonda, et mis keskkond võimaldab.
et eelvaade on siis nõnda siis see ei ole see keskkond või veebikeskkond kui selline ei ole mõeldud seda, et sinna sisse logib siis kasutaja, vaid sinna sisse logib siis ettevõtte esindaja, kes siis tegeleb infoturbega, on see siis personalist või omistatud juba küberturbejuht või keegi IT-osakonnast, et siin esilehel saab siis üldise olukorra teadlikkuse, et kuidas ettevõttes on, kuidas kasutajatega on, et kui palju on simulatsioone saadetud, kui palju on neid klikitud, kui palju on justkui õngele mindud. Ta näitab, joonistab siin graafikuid, et kui palju on inimesed kursust läbinud, mis on see üldine küberteadlikkus ettevõttes ja kuidas aktiivsus võib-olla ajas kasvanud on. Samuti ka igast uudised, et mis teste asju on lisatud. Et mis võib-olla kõige põnevam või oluline on see, et see antud keskkond või lahendus siis tegelikult võimaldab tekitada granulaarsust, et kui näiteks ettevõttes on mitmekeelsed inimesed, siis neid saab kõnetada siis nende emakeeles või nende levinuma kasutatavas keeles ja teha siis vastavalt selle põhised grupid. Gruppe tehakse või võib olla ka vajadus teha sel juhul, kui näiteks ettevõte tegeleb tootmisega ja nende tootmise ja näiteks tagatoa tööajad on erinevad, need on võib-olla inimesed erinevad, kultuurid erinevad, siis ka see võimaldab seda granulaarsust tekitada, et need inimesed siis kõnetada siis justkui nagu nende keeles ja võib-olla fookust hoida seal. Et mida siis antud siis grupis tegelikult seadisse saab, ongi siis selle grupi olemus, ehk siis selle grupi kultuur, ehk siis kas ta on niisugune nagu mänglev või väga konservatiivne, mis see tähendab, on see, et sellest lähtuvalt siis valitakse nende simulatsioonide siis keeleline kasutus ja sõnastus, ehk siis kas ta on niisugune nagu formaalne või mitteformaalne, et playful on siis mänguline, mis tähendab seda, et võib-olla kui ettevõttes on võib-olla see või selle antud grupi või osakonnas töötab rohkem või nooremad inimesed, siis kasutatakse üksteist vabamat kõnepruuki, konservatiivsel puhul siis nagu rohkem siis konservatiivsemat. Samuti saab ära määrata siis ettevõtte siis tüübi, et millega see tegeleb, mis tähendab seda, et lähtuvalt sellest, et valitakse ka siis ja hoitakse fookust, et mis nagu koolitus saadetakse ja mis teste. Ja loomulikult on see, et kui ettevõte kohaldub siis mingise regulatsiooniga, on see siis GDPR üldiselt on enamustel ettevõtetel, aga siin finantsasutus on DORA ja tegelikult ka uuest aastast Eesti puhul lisandub ka NIS2, et siis tegelikult saab öelda, et kui ma kohaldun mingi regulatsiooniga, palun saada ka neid teste, mida siis saab nagu pärast ka jälgida. Et personaliseerimise poole pealt ka, et hoida seda valvsust siis ja võib-olla natuke segada seda lõppkasutajat on see, et tegelikult saab ära määrata ka ettevõtte siis kõneisikud, on ta siis tegevjuht või muu, kes on koos pildis, saab ära määrata IT-kontaktid, saab ära määrata kliendi, tarnijad, personali, mis tähendab seda, et kõiki neid inimesi, kes siin defineerida, siis neid kasutatakse tegelikult simulatsioonides, näiteks kui on simulatsioon, et palun vaadake üle oma puhkused, siis võetakse ikkagi see personali inimese kontaktid ja justkui nagu kõneletakse tema nimel. Ära saab määrata ka erinevad tehnoloogiad, mis siis võib-olla on erinevad grupid, osakonnad, ettevõtted kasutavad erinevad tehnoloogiad, et mitte saata siis asju, mida niikuinii ettevõttes ei kasutata, ehk siis tegelikult sellest ei ole kasu, kuna see läheb siis otse prügikasti, et tekitada siis iga päeva siis kasutatavate toodetega seos ja läbi selle siis erinevad simulatsioonid ja koolitused. Ja kui ettevõttel on mingisugused probleemkohad, et näiteks nad tahavad fokusseerida siis, ei tea, et on olnud viimasel ajal, et näiteks paroolidega on liiga leebelt käiakse ringi ja igal pool jagatakse, siis saab tegelikult selle fookust ka nagu muuta, et kus osas sa seda pidepunkti või fookust nagu siis antud keskkond hoiab. Kui see on nagu olemas, siis tegelikult antud keskkond pakub väga head siis raporteerimist võimekust. Seda saab siis teha nii kasutaja vaates,
üldiselt, ehk siis ta näitab siis ära, et mis on kasutaja siis üldine küberteadlikkus. Ärge neid numbreid siin tõsiselt võtke, et see on meie tema keskkonna näitel, et mitte, et meil oleks nagu halvasti selle küberturbega, aga alati saab paremaks loomulikult. Et siin näitabki ära, et kui palju siis kasutajale on siis teste saadetud, palju ta on nagu läbinud, kui palju ta on neid uuesti pidanud siis, või tähendab, antud keskkond on siis meelde tuletanud, et palun tee ära, palju ta on kursuseid siis läbinud ja kui palju ta on simulatsioone näiteks klikkinud, ehk siis erinevaid neid phishing teste. Nüüd, kui minna sinna mõne kasutaja peal rohkem süvitsi, siis näeb ka ära detailselt, et kuidas siis antud kasutaja siis käitumismuster on ajas kasvanud, kas ta on tõusnud, langenud või on jäänud samaks. Samuti näeb detailselt ära, et mis siis kursused kasutajale saadeti, mis simulatsioonid kasutajale saadeti, mis ajal, ja samuti, et mis ta nendega teinud on. Et siin ongi see, et ja lisaks saab sellega, et saab tegelikult vaadata, et kui klikkida sinna view nuppu, siis tegelikult saab vaadata ka seda, et mis koolitus siis tegelikult saadeti ja mis see sisu on, et lihtsalt teha siis vajadusel järelkontrolli. Ja samamoodi saab ka siis tegelikult vaadata, et mis simulatsioon saadeti ja saab ka siis antud keskkonna siis näited, et milline see nagu keeleline kasutus on, et siin on Europarki nimel, et on trahv justkui maksmata ja kliki siia. Kliki siia tähendab seda, et see kasutaja siis suunatakse lehele, kus antakse teada, et tegu oli siis ettevõtte sisese koolitussarjaga ja õngitsusega, et palun läbi siis see kursuse. Ja see kursus suure tõenäosusega näitab seda, et mida siis antud emaili puhul silmas pidada, et näiteks, et just kõik tundub äge, et siin on Europark, aga vaata, et kust ta tegelikult tuli, ja vaata ka siin ei ole näha hetkel, aga et kui sa lingi peale näed, et kuhu see link tegelikult suunab, kas ta tundub üldse Europarkiga seotud olema. Nii, aga vaatame, kas on küsimusi tulnud. Vaatan, et küsimus on keskkonna statistika pealt ja kui palju see tõhusust tõstab, et eks meil täna kahjuks seda kliendibaasi nii suurt ei ole, et me ei ole sellist statistika ise teinud, aga vähemalt toote ise näeb, et see tõhusus on kordades, ehk siis tagasiside klientilt on see, et sellest on kasu, et inimesed on hakanud rohkem mõtlema, ka ise, kui me tegime selle testgrupi peal läbi, ja kui me nüüd siis panime pausile, et teavitasime, et me hetkel enam ei saada neid, meie eesmärk oli natuke teine, kui pidevalt seda kasutada, oli see, et ka need, kes olid testgrupis, siis nad ikkagi hakkasid hiljem küsima, et kuule, mul tuli see email, et kas see on ikka nagu õige ja mis ma teen. Ja tegelikult ka klientide puhult on täna tagasiside, et sellest on kasu, kuna tegelikult inimesed ikkagi ei pane tähele, nad võib-olla ei teagi, mida tähele panna. Ja aga see keskkond siis mõneti nagu sunnib ikkagi inimest panema mõtlema, vaatama, mis talle saadeti, hindama seda, kas talle saadeti või mis talle saadeti on ikkagi nagu õige ja relevantne tema tööga, et siin võib-olla, et kui sa oled mingis rollis, kus, ma ei tea, personaliinimene või IT-inimene, sul tuleb mingi arve kinnitamiseks, et kas ikka peaks selle tegelema, või kui sul tuleb kuskilt mingisugune teade, et vaheta parool, et kas ikka pead seda parooli vahetama, et ma ütleks, et sellest on kasu olnud. Mul numbrilisi statistikat täna siin kohe ei ole võtta, aga ma võin selle panna ja saata siis või osalejatele saata siis e-kirja teel, Vot. Aga kui rohkem küsimusi ma näen, et siin ei ole, et siis minu poolt aitäh, tänud ja kui on täpsustavaid küsimusi, soovite seda hinnastuse kohta, soovite pakkumist, siis kas saatke otse mulle või siis info@primet.com ja aitame teid seda.